Tere! Täna teeme siis sellise ladumise, mis on seotud hingest hinge suhtlusega. Ehk siis mõtle inimese peale, kellega sul mingid jutud on pooleli jäänud ja mingil põhjusel ei ole võimalik kohtuda või kokku saada, aga sa ootad temalt mingisugust teadet või sõnumit või selgust, et see kõhklus või kahtlus endast siis kustutada. See inimene võib ka näiteks siit elust lahkunud olla või lihtsalt vahemaa on teie vahel. Nii et vali siis kas grupp number 1, grupp number 2 või grupp number 3. Et seekord ma ei hakanud kivikesi ega midagi panema, et vaata, millised kaarditagused sind ennast kõige rohkem siis kõnetavad, et vali 1. Nii, alustame siis grupist number 1 ja enne veel, kui tarokaardid kätte võtan siis sellised hingedevahelised suhtluskaardid. Et teada saada, mis on see sõnum, mida siis see inimene või hing sulle edastada tahab. Nii, tuli liiga palju, küsime ühte sõnumit. Nii. Nii, ma vajan aega iseendale. Nii, tundub, et selles grupis on siiski elus inimene, sellepärast, et kui sa nüüd mõtlesid siit ilmast lahkunu peale, siis ma soovitan sul teise grupi valida, sest see sõnum on selline, mis viitab selgelt, et kui inimene vajab aega iseendale, siis pigem on ta elus. Niimoodi. Ja mis on need teemad siis, mis teie vahel olid, mis valdkonnaga seotud või mis sind painama on jäänud? Ja võib-olla saame ka viite, kas see inimene on meeste või naisterahvas. Nii. Ja tuleb esiteks mõõkade 7, mida mina kutsun siis nii-öelda vargakaardiks. Ehk siis siin on olnud mingisugune petmine, reetmine, sahkerdamine, tõe varjamine, mingi ebaaususega on tegemist. Ja tundub, et tunnete valdkonnas. Vaatame edasi, see ei pea ilmtingimata armastustundeid tähendama. Igal juhul kellegi tundeid on riivatud. Ja tugevalt. Jõukaart, millest ma just rääkisin, viitab siis sellele, et kuna ta siin nii-öelda vargakaardi järel välja tuli, siis tegemist võib olla tugeva solvamisega. Aga kuna karmakaart ehk kohtukaart tuleb välja, siis see võib viidata ka sellele, et teie vahel on tõesti see tüli või solvumine õhku jäänud ning inimene vajab nii-öelda aega, et selgusele jõuda, kuidas siis edasi toimetada, sest ka tema on haiget saanud. Ja siin võib olla ka mingisuguse kolmanda osapoolega tegemist. Olgu selleks inimene, töö, veendumus, suhtumine ellu või mis iganes. Nii, see on nüüd see olukord, miks siis see inimene vajab aega oma tegude üle järele mõtlemiseks. Vaatan, millega pärast tuli tahtmine ka nende kaksikleegi kaartidega vaadata.
missugused teemad selle solvumise taga siis on, mis selle pausi on sisse toonud. Nii, ja hüppas välja siis. Olukord on seotud abielu ja lastega. Siin on nüüd 2 varianti, kas on sinu ja abikaasa, sinu ja laste vaheline lugu või kuna tuli ka see 3. osapoole kaart, võib sellesse situatsiooni ka keegi 3. olla seotud. Või on temal see lugu, et tal on abielus ja lastega mingid teemad ja seetõttu siis ta vajab aega, et need probleemid lahendada ja ei saa sinuga suhelda. Asi ei ole sinus, vaid tegu on väliste mõjutatavate faktoritega. Kas sa oled väärikuses, mis puudutab isa-ema rolli ja vastutust sinu enda enesearengu teekonna kõrval? Sinu suhted lastega ja lastesse vajab läbivaatamist ning võimalik, et ümber seadistamist, et liikuda suurema tasakaalu ja keisri-keisrinna energiasse. Kes on mõlemad lisaks kõigele ka püha isa, püha ema arhetüübid. Nii et selline sõnum sulle. Nii, kuna siin ikkagi tundub, et on suhetega seotud, olgu siis nii-öelda kas lastega või teise osapoole või abikaasaga, siis vaatame, mida see inimene praegu hetkel siis tunneb sinu vastu või tahab öelda ja edastada. Ta tunneb, et sa oled tema hingesugulane ja ta tunneb ka seda, et see suhe areneb edasi. Kuhu suunas? Võtame ühe veel. Andestamise suunas. Siin on minu jaoks selge sõnum. Anna talle aega. Anna talle aega olla oma pead, et ta suudaks andestada, et sina suudaks talle andestada ja lubage siis minevikul kadusse kaduda ehk nii-öelda justkui maha pesta see mineviku viha ja tüli. Nii, kuigi ma tavaliselt tulevikku väga piiluda ei taha, siis ma tahaksin küsida siit juurde, et kui sa lased olukorral rahulikult laheneda, ei torgi seda inimest, annab talle aega piisavalt, et kuidas siis see olukord laheneb, kui sa võtad sellise seisukoha. Nii, praegu on veel 2 vahel. Ei ole veel mingeid otsuseid tehtud. Praegu on see periood, kus on palju magamata öid, enesehaletsust, kahetsust. Aga sauade 3 viitab siis algavale teekonnale. Ehk siis, kui see inimene saab piisavalt aega ja läbi mõelda, siis on karikate 10 õnneliku perekonna kaart siin välja tulnud. Ja viimasena siis müntide rüütel, mis viitab sellele, et tegelikult see olukord ei ole staatiliselt paigas. See inimene tegeleb oma tunnetega ja ma usun, et te jõuate sinna andestusse kenasti. Ja ma arvan, et kõige viimaseks nõuandekaardiks ma tõmban välja siis sellise kaardi pakist nagu Nastja kaardipaki, mida ma väga tihti ei kasuta, sest need on üsna võimsad kaardid. Tavaliselt ainult siis, kui on mingisugune väga oluline küsimus. Mida vähem neid kasutada, seda täpsemalt ja õigemini nad räägivad.
Nii, sulle tuli siis ohtlik päev, ehk siis on väga suur tõenäosus, et teie teele satuvad inimesed, kes tekitavad oma käitumisega teile tõsist peavalu. Vältige mõttetut sõnasõda ja püüdke tüütutesse segajatesse suhtuda pigem rahulikult. Sisendage endale, et see päev tuleb lihtsalt üle elada. Päevakivi on ametüst, mis aitab teil säilitada sisemist tasakaalu ja kaitseb väliste stressitekitajate eest. Ja naljakas, mul on täpselt samasugune ametüsti tükike nagu siin pildi peal on, kohe käe pärast võtta. Nii et rahu, ainult rahu, sinu olukord laheneb, see inimene vajab lihtsalt aega ja te saate oma probleemid selgeks räägitud. Nii, grupp number 2 oli siis sellise kaardipakiga. Ja võtame siis kõigepealt sõnumi, et näha ja hüppas kohe välja, hästi jutukas hing. Me oleme mõlemad kõndinud eemale milleski, mis oleks võinud olla imeline. Ma olen sellepärast väga õnnetu. Mingi olukord, kus on käitutud nii, nagu ei ole plaanitud, aga samas ta ei võta vastutust ka ainult enda kanda, vaid ütleb, et mõlemad oleme seda teinud. Mis olukord see siis on, kus te minema kõndisite? Nii, seotud mingisuguste lepingute liitudega. Keiser. Tundub, et see on nüüd küll selgelt vihje sellele, et siin on see pool, kes siis nii-öelda rääkima on tulnud, meesterahvas. Keiser on abielumees, positsiooniga mees, õiglane ja rahulik mees, kes võib mõnikord siiski vihastudes käituda halvasti. Ja selles kontekstis mulle tundub, et see liit tähendab siiski mingit perekonnasidet, mis teie vahel on. Nii, veel ei ole mul välja tulnud selle kohta, et ta vihjed, kas tegemist on elus või meesest lahkunud hingega. Vaatame, kas selle kohta tuleb midagi. Mõõkade 6 on tavaliselt rahulikemasse vetesse mineku kaart, aga ma pakuksin välja, et selle grupi on valinud inimesed, kes ootavad sõnumit teispoolsusest. Ja meesterahvad, kas isa kujult, vanaisa kujult või siis ka lahkunud abikaasalt. Kui see sind ei kõneta ja sinuga ei resoneeru, vali teine grupp. Igal juhul siit on edasi liigutud, väravad on lahti ja selles grupis ei ole inimene, kes on meie maailmas. Igal juhul ta jälgib sind emotsionaalselt, ta hoolib sinust ja siin see tuvikene meenutab mulle justkui kaitsehinglit, et ta jälgib sind, ta on sinuga. Mulle tundub, et siia gruppi on tulnud need inimesed, kes tunnevad, et lahkunud inimesega jäi midagi lõpuni rääkimata. Kas mõni probleem jäi sõnastamata või lihtsalt ütlemata, et hoolitakse ja armastatakse ja see võib vastastikune olla. Aga selle grupi lahendus on väga lihtne. See meesterahvas, kelle käest sa sõnumit ootad, tal on ainult üks sõnum sulle. Ta teab, et sina armastad teda. Ta jälgib sind,
ta kaitseb sind, ta hoolib sinust. Ja ta tahab, et sa teaksid, et ka tema armastab sind. Sellele grupile ma võtaksin ainult lõpetuseks selle Nastja kaardi. Muid kaarte ei võtaks, sest siin on niivõrd selge sõnum. Võib-olla oli see ainult ühele vaatajale mõeldud. Et kui sa valisid tõesti selle grupi ja see sind ei kõneta, siis lihtsalt tunneta uuesti. Ja tuli meelerahu kaart ja selline meediumi kuulike. Kuna ma tundsin ka selgeid külmavärinaid, siis see on märk sellest, kui teispoolsus suhtleb. Ja sõnum on sulle, et usaldage täielikult oma intuitsiooni. Ärge küsige teistelt nõu, kuulake oma sisehäält ja jääge endale kindlaks. Tänane päev võib anda vastuse mõnele minevikus segaseks jäänud küsimusele või olukorrale, sest näete seda ühtäkki hoopis uues valguses. Kandke valget riietust, valige mäekristalliga kaunistatud ehted. Mul on siin üks mäekristalli geood. Võib-olla selle nägemine rahustab sind. Kui sul endal on mäekristalli ehteid, kanna neid. Ja mulle tundub, et ma olen selle sõnumi edastanud ja sellele grupile rohkem sõnumeid ei ole. Siiski. Intuitsioon, usalda sisetunnet. Üks sõnum peab veel tulema. Palun anna endale aega olla rahus. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Nii, läheme edasi siis grupiga number 3. Kes valis selle kaardipaki ja kohe vaatame, kes sinuga rääkima tuleb ja mida ta sulle öelda tahab. Meie egod lõhkusid meie omavahelise suhte. Kumb meist on kangem? Kes annab esimesena alla? Mina ei anna alla. Kui sina minuga ühendust ei võta, siis võib meie omavaheline vaikus kesta igavesti. Ma ootan sinu sammu, kuid ise seda ei tee. No siin on selline tegelane, kes on solvunud. Väga solvunud. Ta tunneb, et sa peaksid millegi pärast vabandama. Mille pärast sa siis vabandama peaksid? Nii, mingisugused teod on põhjustanud siis talle, sinu teod on põhjustanud talle magamata öid, ülemõtlemist. Nägin armastajate kaarti korraks, aga see kadus. Hauade 8, karikate kuninganna, mingisuguses vihahoos, kiiresti on keegi solvunud, emotsioonid on üle keenud ja vaatame, mulle tundub, et siin see solvuja on naisterahvas. Ja ikkagi juhtub vahel harva, et segades jääb mingi kaart näppu. Kohe välja ei kuku, edasi segades ta hüppab välja. Järelikult see on väga suur sõnum. Armastusega seotud solvumine ja poodu tagurpidi, ehk siis keegi naisterahvas ei suuda olukorda näha
sinu vaatevinklist. Ta arvab, et talle on ülekohut tehtud, mingisugune kiire tüli või hoogne tüli on siis selle olukorra põhjustanud ja ta ei tahagi näha teise poole selgitusi. Armastus võib igasugune armastus olla. Võib romantiline armastus olla, aga võib ka sõprus olla. Igal juhul see, kes rääkima tuli ja kelle kohta te küsite, on naisterahvas. Kui see nii pole, siis vali endale teine grupp või vaata mõni teine ladumine. Nii. Vaatame siis, mis energiatega seoses see tüli tuli ja millega see täpsemalt siis seotud on. Transformatsioon, muutused. Sina oled tegemas läbi suurt muutust oma olemuses. Uuesti sünd, transformatsioon. Varsti vaatad tagasi ja saad öelda, et olid sina enne ja peale seda muutust. Su energeetiline signatuur uueneb, lase sellel juhtuda ja leia suuremat usaldust toimuva suhtes. Ka väline sinu elus muutub, kui me kogeme nii suurt seesmist muutust. Transformatsioon on kindel, kui oled ärkamise ja kaksikleegi teekonnal. Mulle tundub, et sinu sõbrannale ei meeldi see, et sul on käimas transformatsioon, sa muutud. Mulle tundub, et ta on solvunud, et sa ei ole enam selline, nagu sa vanasti olid. Siin on klammerdumist. Ja see armastus ei ole selles mõttes puhas. Vaatan nende kaartidega ka, kas siit tuleb midagi lisaks sellele teemale. Ootamatu kohtamine, vastandid tõmbuvad. Mulle tundub, et sina oled saanud kaksikleegi aktivatsiooni, kuna ka eelmine kaart sellele viitas. Ja sinu rahustuseks ma ütlen, et selle protsessi alguses on üsna tavaline, et mõned inimesed su elust lihtsalt kaovad. Oluline on see, et sina valid iseenda. See kadumine võib olla vaikne ja rahulik protsess, aga tundub, et selles suhtes siin sugugi ei ole see seda, sest siin on solvumist nii palju, et ma lausa tajun ja tunnetan seda. Nii, mida sa siis peaksid tegema? Mis on lahendus selles olukorras? Et ma ise tahaks öelda, et kõnni minema. Las olla nagu on. Anna aega rahuneda. Aga vaatame, mida kaardid siia juurde lisavad. Jah, see on raske koorem sulle. Sulle tundub, et seda on liiga palju. Sa tunned ennast justkui erakuna. Ja sa ei saa aru, miks teine inimene on solvunud. See tundub sulle ebaaus. Tagurpidi müntide 10 tuli välja. Sa tunned justkui oleksid pereliikme kaotanud. Või tõesti hea sõbranna, mitte pereliikme, pigem hea sõbranna. Sest sellist rõõmsat koosolemist, ajaveetmist, suhtlust enam ei ole. Tagurpidi sauade baas. Sind häirib see, et ta ei võta ühendust. Sa tajud ise ka seda solvumist. Ja praegu on otsustamatus. Sa ei tea, mida teha. Aga ma küsisin kaartide käest, mida sa pead tegema. Palun siis vastake. Korraks nägin, tagurpidi viskas siis kaariku kaart, mis tähendab edasiliikumist, aga vaatame, mis välja tuleb. Võib-olla see sõnum, edasiliikumise sõnum on sulle oluline. Tõuse oma väesse. Sauade kuninganna on minu jaoks kõige
ägedam kaart kaardipakis. Ma ise samastun ka sellega. Kaksikleegi teekonnal olev naisprintsiip kannab seda energiat. Ja jällegi tunnen kurgutsakras kipitust, pinget. Sa tunned, et selle inimesega sa ei saa rääkida tõtt. Sa pead midagi ta eest varjama, sellepärast, et ta sind ei mõista või mis veel hullem, mõistab hukka. See väike must kass jäi siia silma mul praegu. Et jah, see tunne, et must kass on teie vahelt läbi jooksnud. Vau! Veel üks vihje kaksikleegi teekonnale. Meil on kõrvuti välja tulnud sauade kuningas ja sauade kuninganna. Vaatamas teineteise poole. Ja siia pilti ei taha mahtuda see karikate kuninganna koos oma solvumisega. Nii, võtame nende kaartidega siis. Või ei, ma vaatan, kus ma enda kaardid panin. Mulle tundub, et siit tuleb kaksikhinge kaartidest olulisem sõnum sulle. Mida teha? Mis on nõuanne? Jällegi hämmastav, täna teist korda. Ka eelmises ladumises tuli mul välja sama kaart, ometi ma segasin tükk aega kaardipakki pärast seda. Pane mõte kirja, et need ei jääks keerlema. Iga mõte, mis saab paberi peale, ei vaja enam ruumi peas. Kirjuta talle kiri. Ära vaevu oma tundeid õigustama. Sa ei pea seda tegema. Aga kirjuta talle kiri, kus sa lubad tal olla selline, nagu ta on. Kus sa lubad talle, et sina teda ei mõista hukka ja palud, et ka tema sind ei mõistaks hukka selle eest, et sina tahad olla sina ise. Sa ei pea seda kirja ära saatma. Kirjuta see kiri, mõtle selle inimese peale ja põleta see kiri ära ja viska tuhk õue. Või lase kraanist veega alla. See sõnum jõuab kohale. Nii, ja sulle ka Nastja kaartide sõnum. See, mida sa tahad, on meelerahu. Ja selle sa saad. Kaart sümboliseerib teispoolsuse kaitset. Inglid valvad iga teie sammu ja suunavad teid õigele teele. Teie ise ei pruugi täna mõista, miks on just praegune hetk ja ees ootavad katsumast teile olulised. Kuid nemad juba teavad. Usaldage oma sisetunnet ja oma teejuhte. Vaid nemad näevad meie eluteed tervikuna. Päevasoovitus. Ärge kiirustage, ärge muretsege, püüdke lõdvestuda ja usaldage iseennast. Päeva värv on roosa ja päevakivid on siis valge ja roosa kvarts. Ma vaatan, kas mul siin roosa kvartsi tükikest on näidatud. Tavaliselt mul on, aga ma vist viisin selle üles magamistoa öökapikese peale, sest roosa kvarts aitab ka häid unenägusid luua. Kui sul on roosat kvartsi, siis hoia seda enda ligi täna. Ja sinu grupile ma soovitan küll neid kaarte. Kirjuta mulle, kui sa tunned, et see sind kõnetas. Nii, aga tänaseks kõik. Järgmise korrani. Ma loodan, et sind kõnetas see ladumine. Telli mu kanal, laigi, kirjuta kommentaare. Kõik mõtted ja arvamused on teretulnud. Mul on hea meel, et mu kanalil on täitunud 111 tellijat. Minu jaoks väga-väga olulise tähtsusega number.
see tähendab seda, et kuigi ma olen siin, no ei ole vist kuut aegagi toimetanud, aga ikkagi on inimesed tee minu juurde jõudnud ja armastusega jätkan seda tööd. Minu jaoks ei olegi see töö, vaid see on hobi ja meelelahutus, mida ma armastan. Päikest päeva ja järgmiste kohtumisteni!